Ma mõtlesin, ma teen ikkagi ühe video veel täna. See tuli seoses selle pimedusega mulle meelde. Üks seik teismelisena Saaremaal. See oli siis, kui ma esimest korda läksin oma sõpradega Saaremaale. Ja ma olin vist 15 või 14, ma olin väga noor. Ja et minu kodukandis siis käis üks sõber käis oma õel külas, kes elas nagu minu kodukandis, ise elas Saaremaal ja siis meil oli kokkulepe, et me läheme nagu siis Saaremaale külla. Me läheme kõik siis Saaremaale ja siis me pärast tuleme kõik tagasi ka. Hästi, et teismelises nagu ikka oli ja siis tema oli juba siis selles mõttes ta oli minust vanem. Aga väga hea sõber teda enam kahjuks meie juures ei ole, meie siin maailmas ei ole. Siis me läksime siis Saaremaale. Mul oli just esimene hästi nunnu nagu suhe, nagu teismelisel ikka. Ja ma mõtlesin, et lähen siis nagu ka poissõbrale külla. Tema käis eelnevalt oli siis käinud mul nagu kodukandis ja siis me nagu suhtlesime. Ja siis ma mõtlesin, et lähen üllatan, et läheme külla siis talle, et kui Saaremaale juba lähen. Ja okei, too oli juba endale mingi teise tüdruku leidnud, mul oli savi. Ja siis me läksime, ma ei tea, kas sama päeva õhtul või sama päeva õhtul ei läinud, järgmise päeva õhtul me läksime siis kuskile mingi pubi või ma ei tea, kuskile istuma, lähme tantsima. Eks natukene sükest õrna alkoholi ka seal juures oli, teismeline ikka, kes ära ei ütle siis. Ja siis seltskonnas oli mina, mu kadunud sõber ja siis minu tollel, see peigmees, kes siis juba uuele leidnud, tema õde oli. Aga siis seltskonnad ikka lähevad ju pidudel suuremaks ja siis oli, seal tantsisime ja kõik jumala hästi ja naarsime ja laulsime ja ühel hetkel siis nagu üks tüüp, kellega ma tantsisin, ütleb mulle, et kuule, et kas sa oled nõus, et lähme käime, tahad sõita või? Et õpetan sind sõitma. Ma ütlesin, ma oskan sõita. Ei ole vaja õpetada. Mul isa õpetas mind väga varakult autoga sõitma. Ma oskasin autoga sõita. Ja okei, et davai, ega siis teismelise mõistust ei ole ju ikka ju sõita ja põnev ja mida iganes. Ja siis läksimegi. Ta natuke aega sõitis edasi, siis vahetasime kohad. Mina sõitsin natuke aega, siis vahetasime jälle kohad. Ja siis ma mõtlesin, et siis oli need, et me hakkame siis tagasi minema. Ei. Juhtus see, et ta hakkas otsima tee otsasid, et ära keerata kuskile. Ja siis mina juba sisemus nagu tundsin, et midagi on valesti. Ma ei öelnud mitte ühtegi sõna. Hakkas otsima südaöö, jumala kottpime ja hakkas otsima siis nagu tee otsasid, kuhu sisse siis keerata. Ja siis keeras ühest tee otsast sisse, ma mäletan, see oli veel vasakule poole. Ja minul siis see pulss tõusis, mul süda kloppis nii kõvasti. Juba hakkas nagu klopsima, et mis toimub ja siis ta nagu peatas auto kinni ja ütleb, et kas annad keppi või sõidan surnuks. Või meid surnuks nagu. Mis te mõtlete, mis mul nagu peas toimus või mis mu hinges toimus või mis mul üldse nagu, ma olin niimoodi, et ma olin õbluke, ma olin täielik, süütu, ma ei tea, ma niigi maast ja ilmast ei teadnud niigi mitte midagi ja siis kui keegi siuksed sõnad sulle lausub, siis oli niimoodi, et ma ei mäleta, mul vist turvaööd kinni ei olnud. Kas oli või ei olnud? Ühesõnaga oli selline asi, et kui ta oli need sõnad ära lausunud, siis vist ei läinud selleks mõned sekundid. Auto ei seisnud, auto käis või liikus. Mitte kiiresti, vaid niimoodi, ühesõnaga ta nagu veeres ikkagi edasi. Ma hüppasin autost sõidu pealt välja. Ja ma hüppasin või jooksin momendiga padumetsa sisse. Täiesti kott pimedasse metsa sisse. Kui ma olin eelnevalt rääkinud, mul on suur hirm, et mul on pimedus selja taga. Tol hetkel oli mul pimedus ümber ringi.
ja mul ei olnud see pimeduse hirm nii suur tol hetkel, vaid oli see suur hirm see, et ta leiab mu ülesse. Ta jälitas mind tükk aega. Ma ei tea, kes mind terve elu hoidnud on. See on lihtsalt müstika, aga õnneks mul mingil hetkel ikkagi selles mõttes hirm on suur, paanika on suur, aga ellujäämise instinktid on suuremad. Siis ma teadsin täpselt, kuhu poole jäi tee. Tegelikult ma olen väga halb orienteeruja, aga tol hetkel oli niimoodi, et ma teadsin, kus on tee, kuhu poole ma pean hoidma. Ja ma nägin, et too siis tüüp keerutas selle autoga, ta karjus seal, et ma saan su kätte, ma tapan su ära, ma ei tea, mida ta kõike karjus mulle. Ma peitsin suurte puude taha. Õnneks mul olid tumedad riided seljas. Ja ma puude taha ja siis ma ei julgenud isegi kohati liikuda. Ma nägin, et ta juba vaikselt hakkas ära minema ja mina liikusin siis suure tee peale tagasi. Ma ei ole sellest kusjuures kellegile kunagi rääkinud. Võib-olla ühele inimesele või kahele. Aga ma ei mäleta, et oleks sellest kellegi rääkinud. Isegi kadunud sõbrale ei rääkinud. Ja siis oli niimoodi, et see auto oli kadunud sealt. Mina siis läksin suure tee peale ja ma teadsin suunda, kuhu poole ma pean liikuma. Ja nii kui ma nägin, mingi auto tuledega tuli, teate, ma hüppasin kraavi. Aga mis kraavis olid? Okasaed. Mul olid püksid lõhki, mul olid nahk lõhki, aga sa hirmust ikkagi hüppad, sul on jumala savi. Ja ma mitme auto eest hüppasin niimoodi kraavi. Ja ühel hetkel ma enam ei jaksanud. Ma jäin tee peale või siis nagu miski juhendas, et okei, nüüd jää tee peale. Ja ma jäin ja see auto, kes tuli, oli mu kadunud sõber. Teate, ta tuli mulle, oissa, mul tõb pisarad silma. Sorry. Nii. Teate, kui ta autost välja tuli? Ma jooksin ta käte vahele. Paberid. Nüüd ei ole paberid. Ja ta küsis, mis juhtus. Ma ütlesin, et ei, et ma hakkasin lihtsalt kartmata kiirust. Sõitis liiga kiiresti. Ma ei julgenud rääkida. Ja pärast siis me läksime sinna tagasi istuma. Ja siis selle tuli välja. Teate, mis tuli välja või? Et see tüüp oli siis niinimetatud minu peigmehe, eelnevalt siis oli tema vend ja tema õde, kes oli siis meie seltskonnas, rääkis, et oli just välja saanud vanglast vägistamise ja mingite, ma ei tea, peksmiste, naiste peksmiste või mingite teemadega. Ja ma mõtlesin, miks varem ei öeldud või miks nagu... See oli jumal õnn, et ma pääsesin. Ma ei tea, mul on terve elu kaitseinglid kukil olnud. Ma olen kogu aeg kuskilt välja roninud. Aga vaat sellist kogemust mul ei ole elu sees rohkem olnud. See oli ka mu elu õppetund. Ja pärast seda ma enam ei hääletanud. Ja no ei. Et seega kõikidele noortele samamoodi keegi pakub, mida ei ole, et ahvatlev on, ärge minge kaasa. Et ma saan aru, lõbus, põnev, mida iganes. Esiteks, ilma lubadeta ei tohi sõita. Joogise peaga veel vähem. Ja siis te ei tea, kuna midagi võib juhtuda, jah? Aga jah. Ma rääkisin.
täitsa lõpp. hästi ilusat reede õhtut kõigile.